Ja lugesin kevadel uudist, et Siseministeeriumil on arengukava, mille kohaselt tuleks kogu Eesti katta näo- ja numbrituvastuskaameratega, siis tunnistan ausalt, ei adunud ma, kui tõsine on meie ametkondade soov kodanikke püsivalt jälgida. Ent siis tuligi ju välja, et tegemist ei ole sooviga, vaid juba rakendatud süsteemiga, kus meie autodest, meie teadmata, tehakse iga kuu miljoneid ülesvõtteid. Ilma põhjuseta, igaks juhuks ja seadusliku aluseta. Kas pole mitte skandaalne? Jah, tõesõna, miskit ju ühiskonnas isegi arutati. Kuid siis seadustati olukord kiirelt ära ja kaameravõrk töötab rahus edasi. Seejuures eelnenud ebaseadusliku olukorra eest mitte keegi ei vastuta. Riiklik jälgimismaania ongi olnud selle aasta märksõnaks. Nagu mäletame, siis Rahapesu Andmebüroo soovis kodanike kohta käiva info koguda ühte suurde superandmebaasi, et sealt siis tehisaru abil kuritegelikke mustreid otsima hakata. Tuli ka välja, et jõuametitel on olnud juba pikka aega võimalus käia meie pangakontosid uurimas. Jälle ilma igasuguse õigusliku aluse ja korrata. Kas keegi vastutab selle jama eest? Ei paista küll. Vastutuse võtmise asemel kuuleme aina jaburamatest ideedest. Näiteks tuleb Siseministeeriumist lähisuhte vägivallaga tegelev eelnõu, mis ühtlasi lihtsustab politseil rahvakogunemiste keelamist. Isegi minister ei suuda selgitada, miks selline sätte eelnõusse saanud. Või siis tulevad meelsuskontrolli eelnõuga, mis ütleb, millist sisu võiks kodanikul lubada lugeda ja millist mitte. Tõsi, pärast kriitikat ei lähe minister eelnõuga edasi, kuid küsimus jääb, millist riiki meie ametkonnad siia luua tahavad? Aga teate, head võimuesindajad ja muud ametimehed, sellise kontrolli ja jälgimisühiskonna ehitamine vabasse riiki ei sobi. Vabas riigis ei pea kodanik käima kikivarvul ja kartma, et suur vend hingab talle kogu aeg kuklasse ja ütleb, mida võib ja mida mitte. Vabas riigis on just nimelt vastupidi kodanik see, keda võim peab teenima, kuulama ja isegi kartma. Meil siin see muidugi enam väga hästi ei toimi. Valitsus ei hooli kodanike antavast tagasisidest. 90% rahvast ei toeta tänast valitsust ja sellise tagasiside sai valitsus ka kohalikelt valimistelt. Kuid siin nähtav mõju sellel puudub. Selle asemel saame uusi loosungeid ja püüame maksutõusude kiustel kuidagi hakkama saada. No näete, isegi kliimaseaduse oma arutute eesmärkide ja uute piirangutega on nad uuesti välja veeretanud. Vabadused.ee seisab sellistele suundumustele kindlalt vastu. Me väärtustame isikuvabadusi, seisame vastu kontrolli ja jälgimisühiskonna loomisele ning nõuame riigivõimult arukat ja vastutustundlikku poliitikat. Me seisame selle eest, et ühiskonnas säiliks terve mõistus. Kui see tundub sulle sümpaatne, siis tead, oleme alustanud oma talvise toetuskampaaniaga. Kui sul on võimalus, siis mine läbi vabadused.ee alalehelt toeta ja anna oma panus. Ühiselt saavutame rohkem. Käes on portaali Vabadused jõulukampaania. Just tänu sinu panusele saame luua sisukaid analüüse, podcaste ja intervjuusid. Tutvu meie tegemistega ja toeta meid vabadused.ee /toeta.